1939. aastal alguse saanud Teine maailmasõda ning sellel järgnenud sündmused jätsid Eesti kirjandusse sügava jälje. Üks näide on Marie Underi 1942. aastal ilmunud luulekogu Mureliku suuga. Sõda sammus kirjutamise aegu juba oma õue all, sellele oli eelnenud Nõukogude okupatsioon, arreteerimised ja küüditamised. 1941. aasta suve lõpust algas Saksa okupatsioon. Mureliku suuga kirjutatud luules seostub sõda surma, pimeduse ja külmaga. Olemata rindel võtab luuletaja sellest osa, öeldes, et ei saa ega tohigi vaikides pealt vaadata. Ja luuletuste kirjutamine on tema viis sõdida. Seista inimväärse maailma säilimise ja mäletamise eest. Noor Eesti esimeses albumis avaldas Under Muti varjunime all luuletuse Ema laul, kus mudilase väikesed naljakad mured leiavad leevendust ema süles. Aga noor naine teab ka, et laps peab kord maailma marudes ise tee leidma. Nüüd on see hetk käes. Luuletuses sõduri ema saadab mina tegelane poega tagasi rindele. 1943. aasta septembris sai Underist endastki sõduri ema. Vanem tütar Dagmar abiellus Saksa sõjaväes teeninud Hermann Stockiga. Rindevaimulikust väimees tõlkis sõjatee ja vangistuse järel, õppides juba sõja-aastail hoolega eesti keelt. Saksa keelte valikkogu, mis sai nimeks Hääl varjust. Tema ja teiste tõlgetest algas Underi kui pagulasluuletaja oluline roll Välis-Eestis. Kirjanikud ei lasknud maailman unustada väikest okupeeritud Baltimaad. Septembri lõpp 1944 viis Marie Underi ja Artur Atsoni koos perega pagulusse Rootsi. Ja nagu paljud eestlased, ei näinud kirjanike paar enam kunagi kodumaad. Under oli Nõukogude Eestis pikka aega keelatud. Kogusse Mureliku suuga kuulub üks Eesti luule liigutavamaid näiteid. Luuletus Jõulutervitus 1941, mis on pühendatud Siberisse sunnitööle küüditatud kaasmaalastele. See oli luuletus, mida saadeti pärast sõda otse kui toeks salaja Siberisse ja mida siiani teatakse sageli peast.